Ma olen alati kõigile öelnud, et mitte mina ei ütle, et nüüd teeme nii, vaid elu ise ütleb, et nüüd on seda vaja ja minu asi on see ära teha. Paljudel inimestel ikka on õnne käivitada toidupank, käivitada erihoolekandeteenused ja palju teenuseid. Me oleme osutanud sotsiaaleluruumi tugiisikuteenust, et täna on meil erihoolekandeteenusel pisut üle 200 inimese. Toidupangas saab toiduabi üle 1000 inimese. Päris palju on tehtud ja sealt on see läinud nii-öelda nagu laviinina edasi, et ma ise olen hästi tööusku, et kui on töökoht, siis on mul ka elul mõte. Mul tuleb lisaressurss oma huvide, hobide jaoks, mul on toidulaud kaetud. Nii et iseseisev elu on kunagi rajatud just selleks, et erivajadusega inimestel oleks töökoht. Selleks me teeme koolitusi, et neil oleks oskused, võimed töötada. Ja täna ma võin öelda rõõmuga, et hästi palju erivajadusega inimesi on avatud tööturul, mis ongi meie lõppeesmärk. Mina olen selle koolkonna poolt sotsiaaltöös, kes ütleb, et sotsiaaltöö arendab inimest, mitte ei abista. Sest oma arendamisega me tegelikult ju abistame. Aga kui me ainult abistame, siis meil jääb kasutamata kõik inimeses olev jõud, tarkus, energia, aga kõigis inimestes on mingi jõud olemas. Iseasi on, kas me oskame tema jõudu arenguks kasutada. Vot see on sotsiaaltöö väljakutse. Et tõesti, et sotsiaaltöötaja võib võrrelda maalikunstnikuga. Et kui maalikunstniku töövahendid on värvid ja pintsel, siis sotsiaaltöötaja töövahendid on sõna ja hoolivus. Ja sellest oleneb siis kas lõuendi sügavus või inimese toimetulekuvõime märkamine ja selle arendamine. Et see kõlab jah, võib-olla luuleliselt, aga tõesti, sotsiaaltöötaja on elukunstnik.